See on Kaukasuse mäestiku üks ilusamaid paiku. Gruusias Svanetis Mestja linna lähedal asub Ušpa 2 tipuga mägi, mille pilvedele lähim punkt on 4700 meetri kõrgusel. See on mägimatkajate seas populaarne tõus. Me pole mägimatkajad ja sõitsime enamiku teest autoga, et nautida Ušpa mäe jalamil Koruldi järvede juures muinasjutulist ilu. Sõit ligi 3000 meetri kõrgusele oli mägedes vähe käinud ränduritele närvide proovile panek. Tee oli kitsas ja vesi oli sellesse süvendanud sügavad kraavid. Järskudel mäekülgedel tuli vastu tulevaid autosid läbi lasta, parkides maasturi Järsaku äärele või manööverdada lehmade vahel. Meie autojuht oli Vahhool. Kohalikud kutsusid teda Mr. Lizardiks ehk härra sisalikuks. Teda tuntakse kui meest, kes sõidab oma Mitsubishi Pajeroga sinna, kuhu teised ei söanda. Lähme natuke kõrgemale tippu ja sõitsime autoga kuskile 3000 kanti. Palju siin oli? 3000 midagi või? Jaa, ja seal on sead. Seal on lihtsalt sead. Seakari. Ja siis katsume sealt ühe droonivideo teha. Ja seal ees on sead. Selle peale ei tulnud, et mägedes sigade otsa satub. Ups, siin elab keegi. Sigade omanik ilmselgelt. Ušpa jalamil ligi 3000 meetri kõrgusel tõstsime lendudrooni, et näha õhus seda, mida maa pealt ei näe.
Mest ja linna naabruses on palju radu, mis on ka väheste kogemustega matkajale jõukohased. Üks lihtsamaid viib köisraudtee juurde. Püüdsime meiegi köisraudteega sõita. Mõtlesime, et huvitav, kas keegi ei sinna pinkide peale istuma ka kuskil maa ja taeva vahele. Päike on nii terav, et loodetavasti ei jäänud. Igatahes politsei saabus kohale siia meilegi pärast. Siin käib kõva arutelu. Seega köisraudtee ei liigu. Tundub, et mehed parandasid seda. Pahandasid üksteise kallal. Aga see oleks päris tore, kui see jääb poole peal seisma. Loodetavasti ei juhtu seda. Ja ongi nii, et see köisraudtee ei saadud korda ja ei sõidagi. Kõik tulevad sama targalt tagasi. Ehk siis paar tundi ülestulekut läks täiesti raisku. Köisraudtee juures olles arutasime, et ei tea, kas keegi seal kuskil ka ripub. Jah, rippus. 2 inimest kõlkusid terava päikese käes turvavööga kinnitatuna vähemalt 1,5 tundi. Päästjad tõid nad lõpuks alla, ronides kõigepealt nendeni, lastes nad köie otsas 70 meetri kõrguselt maapinnale. Köisraudtee ei tahtnud meid kõrgustesse viia ja sellest polnud ka lugu. Pildimaterjali aitas kätte tuua droonikaamera.